Tere! Täna mul on plaanis teiega koos läbi joonestada üks joonis. Ma olen saatnud teile sellised juhendid. Nüüd hakkame samm-sammult seda läbi käima ja hakkan teiega koos seda joonestama. 5.–6. klass mõned lapsed proovisid seda iseseisvalt teha. Nüüd saate kontrollida, kuidas teil välja tuli ja kui teil tekkisid kuskil raskused, siis saate videoga liituda ja jätkata seal, kus te pooleli jäite. Alustan. Mul on nüüd ees valge paber. Ja siis võtan selle juhendi ette, hakkan lugema, mida peab tegema. Võta A4 paber püstiselt ette. Püstiselt on siis niiviisi ees. Kirjuta paremale üles nurka oma nimi, kool ja klass. Kirjutan see üles. Mul vist on peegel pildis, aga kirjutan paremale. Ja klass ka. Ma olen 6. klass. Nimi klass. Esimene punkt on tehtud. Ei ole ka. Leia paberi keskpunkt. Paberi keskpunkt tuleb leida. Paberi keskpunkti saaks leida nii, et mõõdaks joonlauaga. Aga minul on selline nii, et ma proovin seda kergelt hakata kokku võitlema niimoodi. Otsast teha. Proovin siia niisuguse risti tekitada ja keskpunkti. Siia on väikse. Teist oli väikse. Ilusti saavad kokku, just on päris hea keskkoht. Tekkis siis kui volt. Ja siin ongi keskkoht. Punkt 1 on tehtud, nüüd on punkt 2. Joonesta paberi keskele paberi servadega paralleelne ruut küljepikkusega 30. Mul on nüüd see keskpunkt siin. Ja kui küljepikkus on 30, siis ma pean igale poole 15 mõõtma. Ma panen selle joonlaua nii, et panengi 15 siit. Nüüd on siia 3 juurde täppi, 0 juurde täppi. Keeran selle teistpidi, panen jälle 15, 3 punkti ja 5 juurde. Nüüd tegelikult peaks võimalikult maili või siis 3 juurde on lauda. Aga see täpsus on nii tähtis ka ei ole, et kui te suudate ise täpsed olla, siis on see täitsa piisav. Siin on nüüd täpi, 3 juurde kontrollin, et siin on ka 3. Tundub tulikandidena. Teine punkt siis oli joonesta paberi keskel paberi servadega paralleelne ruut küljepikkusega 30 mm. Selle ma tegin ära. Märgi ruudu tipud tähtedega E, F, G, H. Alusta märkimist ülevalt vasakult ja liigu kellaosade suunas tähestikulises järjekorras. Siis ma hakkan märkima E, F, G, H. Hakkasin ülevalt paremalt liikuma. Ma ei tea, kas teil on see parem või vasak, et võib-olla see kaamera peegeldab. Mina hakkasin ülevalt paremalt liikuma. Kellaosade suunas tähestikulises järjekorras liikusin. Sain kõik märgitud. Punkt 2 on tehtud. Joonesta veel 3, nüüd on punkt 3. Joonesta veel 3 samade mõõtudega ruutu. Sellised, et kõik 4 ruutu oleksid sümmeetrilises punkti E suhtes. Punkt E on siin. Ja kui selle suhtes sümmeetrilises, peaks kõik nagu niiviisi paiknema. Nii, et tulevad siia, 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 siia. Et see punkt on sümmeetri punkt. Et siis need 4 ruutu tekivad siia niiviisi. Kõikidel ruudud on üks ühine punkt E. Ma teen. Uued ruudud joonistan siia. Ja tuleb ilusti 6 kokku. Tehtud. Number 3 on tehtud. Nüüd on 4. punkt.
Joonesta ruut, mille küljepikkus on 5 korda suurem punktis 2 toodud kujundi küljepikkusest. Punktis 2 me tegime selle väikse ruudu. Ma pean joonistama kujundi, mille küljepikkus on 5 korda suurem. Ma pean 5 seda tegema. See oli 3 korda 5 on 15. Ja need samad peavad olema sümmeetrilised, et see väike ruud peab olema sümmeetrilised suure ruuduga. Kui see oli 3, 5 korda suurem oli 15. 15 pooleks on 7,5. Ma mõõdan siit samast punktist, mõõdan 7,5. Siia alla 7,5. Üles. Ja pool paremale. Ja 7,5 paraku on 15. Ma peaks nüüd 7,5, 15. Siit tegelikult ma soovitaks ikkagi panna paralleelseks selle. Siit oli 6, kui me siia ka täpis, me saame selle paralleelsuse kätte, et me kahe täppi paralleelselt kätte. 7,5, 15. Kui ma siis 0-st kuni 15, siis keskel on 7,5 ja pluss 7,5 on 15. Niisuguse joone kätte. Siit poolt selle joone, mul see täpp on olemas kaugus siin. Otsapunkt on ka olemas. Siis ma saan selle keskmise ristkülguga saan näha seda paralleelsust. Siit joonistan 15. 15. Siit ma saan nüüd ka teha selle. Vaatan paberi servaga, et tuleks paralleelne see joon 0-st 15. Siin on mul see täpp oli olemas, kui ma nägin seda kaugust juba. Siit kontrollin, kas on 15. Ilusti mul tulevad jooned kokku 15. Vaatan selle joonega paralleelne ja otstega ja täpiga. Oli selline. Nüüd vaatan, mul see punkt tõi. On hästi 5 korda suurem. Punktis 2 kujulis, küljepikkus ruudud peavad paiknema üksteise suhtes sümmeetrilised. See on tehtud. Nüüd on 5. punkt. Märgi suure ruudu tippudega A, B, C, D, alusta märkimist ülevalt vasakut ja liigu kellaste suunas. Märgin ära. A, B, C, D. Nüüd on punkt 6. Joonesta abijoon B', C', mis on paralleelne joonega BC. Asub joonest BC vasakul. Joonte vaheline kaugus on 10 mm. BC on siin. Pean sellega paralleelse joone tegema. Vahega 10 mm ja vasakule poole. Ma pean siia kohta joone tegema. Mõõdame lõuaga. 10. 10. Tõmban joone ja märgin selle siis ära ka. B', C'. Märkisin ära. Nüüd on joonesta punktist C' üles vasaku ja ristkülg, mille laius on 200. Mille laius on 1/3. Seda näeb siis 1/3. Kui see oli 3, siis 1 on 3. 1/3 on 3-st 1, siis kokku on 4 sentimeetrit. 4 sentimeetrit lai ja kõrgus on 3 korda 3. Et see pikkus oli 3, 3 selle pikkust, 3 korda 3 on 9, 4 korda 3. Ja punktis C pidin joonistama üles vasakule, see tuleb siis siia niiviisi. Mõõdan ära. 1/3, seda oli siis 3 + 1 on 4. Ja kõrgus oli 3 korda 3, et 3 seda ristküllikut, 3 korda 3 oli 9. Tuleb siia ja märgin siia ka. Tehtud. Number 7 punkt on tehtud. Leia joone, nüüd on number 8 punkt. Leia joone AB keskpunkt ja märgi see tähega M. AB on siin, selle keskpunkt. Selle pikkus oli 15, 15 pooleks oli 7,5. Teen siia
täppi, teen siia M. Teise külje, üks pool sellest paberisse tehtud. Joone AB-st tõmba ristjoon suunaga üles pikkusega 80 mm. Mul oleks hea jälle kasutada mingit nurkjoonlagad või midagi. 80, aga oi, nüüd juhtus selline asi, et paber lõpeb juba 7, natuke vähem kui 7,5 peal ära. Aga ma ei heiduta ennast, võtame teise paberi alla. Võtame abipaberi alla. Kirjas nii on, siis tuleb nii teha. Pikkus oli 8, panen üks abipaberi alla. Pikkus oli 8. Punktist A joonesta joon üles paremale, mis on lõiguga 40, AB 45 kraadi nurga all. AB on see, selle pikkus oli 15, 15 pooleks on 7,5. Kui me tahame 45 kraadise nurga all siia joone teha, siis me võime seda kas mõõta malliga või kui me teame, et see on sama pikk kui see, või kaks lühemat kolmnurga külge on ühe pikkuseks, siis on see 45 kraadi. Meil oli siin 8 märgitud. Paber lõpeb ära 7,3 peal, et natukene pikem tuleb, nurk tuleb natukene välja siit. Abijoone ka seal tagasi. Abijoone alla. Märgin siia peal 7,5. See on täpi. Nüüd panen selle siia. Tõmban joone. See oli nüüd 9. punkt. Keskristil. Selle tõmbasime 10. punkt. Joonest joon üles vasakule, mis on lõiguga AB 40 kraadi nurga all, keskrist sirgeni. Nüüd tuleb siit ka teha siuke joon. Ja siin on öeldud see, et nende kaldjoonte kohtumispunkt tähistab tähega kõh. Ja üles tuleb nüüd punkt kõh siis. Nüüd on üles punkt 11. Joonel kõh M märgi punkt kõh 40 mm kaugusele punktist. Punktist kõh 40 mm kaugusele punkt S. Siis ülevalt tuleb 40 mm mõõta. Aga kui teadsime, et see kogu pikkus oli 80, siis me märkisime peale, võime siis alt ka mõõta 40. Kuna meil ülevalt see ots läks kaduma, see on seal kuskil teise paberi peal. Märgin siia. Et peaks mõlemalt poolt olema sama kaugel. Ja selle pidime S-iga märkima. Märgime selle S-iks. 11 punkt tehtud. Nüüd on vaja sirklit. Punkti S joonesta ringjoon, mille diameeter on 20 mm. Diameeter on 20, siis raadius on 10. Võtan sirkli haarde vahel 10, panen sirkli siia S-i ja teen siia ringi. Tegin ära, see ringi siia. 12 punkt tehtud. Punktist S joonesta AB-ga paralleelne joon pikkusega L30 mm, mis on sümmeetriline S-punkti suhtes. Sümmeetriline tähendab seda, et peab mõlemale poole sama palju olema, kui pikkus 30, siis mõlemale poole tuleb 15. Siis ma panen selle siia peale. Vaatan, et oleks paralleelne selle alumise joonega. Ja ma panen 15, panen punkti, siis ma saan mõlemale poole 15, siis nullini ja siit 15 on 3, tõmban siia joone. Teeme joonegi sealt.
punkt 14. Joonesta ringjooned raadiusega 10 millimeetrit. Punktis 15 ringjoone ja punktis 16 joone lõikumispunktidesse. Siin on mul praegu viga sees. Siin ei ole mitte 12 ja 13. 12 ja 13. Need ringijooned tuleb siis märkida tõh ja uu. Et põhimõtteliselt see tuleb siia kohta. Siia täppi. Et R10 oli mul sirkli kaarde vahe juba jääda. Ja sirkli on hea panna rohkem paberit alla, kui seda teha. See terav nõel siis läheb paremini kuskile sisse ja ta ei hüppa välja, nii nagu mul hüppas praegu. Jälle hüppas välja. Kui otse laua peal teha, siis see terav nõel tõrkab lauasse seda laugu ja ta ei püsi sees ka. Parem oleks palju rohkem paberit alla, mingi vihik midagi alla. Aga see on tehtud. Teen 2 uut ringjoont. Pidime märkima, et siis tõh ja uu. Märgi punkt R, mis asub punktist S 25 mm kaugusel. M-i suunas. S on siin, M on siin, üleval tuleb 25 mm mõõta. Allapoole. Ja selle märkisime R-iks. Ja nüüd tuleb puutujad teha. Puutujad on see, kui me peame selle mõlemale ringjoonele, meil on kirjas. Joonestab punktist R puutuja ringjoonele tõh ja ringjoonele tõh, mis ei tohi olla paralleelne MS-iga. Üks puutuja oleks, mis läks otsuse üles tõmmata. Et see puutuja on see, mis peab siis seda külje peal seda ringjoont puutuma. Ma näitan kohe, kui seda teha. Panen selle, ühe panen siia punkti R ja teise panen siia, et puuduks seda. Põhimõtteliselt võib siit mööda minna sellest ringjoonest, aga ma ei taha mööda minna, ma tahan kuni ringjoonet. Tegin selle. Nüüd on punkt 17. Joonestab punktist R puutuja ringjoonele U. Puutuja ei tohi olla paralleelne lõiguga MS. Samamoodi teisele pooles. Nüüd oleks kustukat vaja. Kustutada ringjoon, mille keskpunkt on S. Pean selle ringjoon ära kustutama. Selle kustutasin ära. Kustutada ringjoone tõh osa, mis jääb joone puutuja ja sirgellõigu SR vahele. SR on see. Puutuja on see. Siit nüüd selle kõik siis ära kustutama. Kustutan selle ära. Kustutada ringjoone U osa, mis jääb puutuja ja SR lõigu vahel, kustutan teiselt ka selle ära. Kustutada ringjoone, kustutada lõik SR. Kustutan selle ka ära. Nüüd natukene pliiatsiga uuesti tagasi. Nüüd on 9. punkt. Mis kujutis tekkis punktide 14 kuni 24 joonestamise? See on see kujutis nüüd. Süda. Kirjutan siia alla. Tekkis süda. Nüüd ma teen sellest foto. Laurile mängu peale. Proovin teha nii, et kõik ilusti peale. Selle paber jääks peale. Teen foto. Seda on Laurile meili peale. Aitäh! Selline töö siis. Proovige järgi teha.
kohtumiseni varsti.